järele. Siin on väga huvitav kelderdanud meil. Siin ma tegin kõik uksed korralikult ja külm sisse ei lähe. Aga siin on jumala pime. Valgust pole. Siin on õllenõu. Sander, saad või? Võtta sellist kannu peapidamist. Ui. No vot. Vaat see ongi see roheline või sinine kruus, millega papa põllud tõi. See on ajalooline. Oi. Olge ettevaatlikud, siin peab olema väga ettevaatlik. Sellepärast, et suurlaid nõuab kummardamist. Meil on uks käib lukus, aga võti on alati ees. Võti on Mati all ühesõna. Las ta nüüd veidike jahtud siis. See on hea, mul ei ole kahjuks oleks ka niimoodi, et näiteks kui kaua tuleb. Aga ta on täis. Suu hakkas vahepeal kuivama, jah? Jah, kohe saab. Praegu veel ei ole, vaata mis ka. Ma igaks juhuks tegin, et kui keegi tuleb, aga keegi ei tulnud. Ja nüüd ma olen vaikselt võtnud ise sauna puhul ja nii, see on nüüd teine selline ajaloo käsitlus Suurlaiust. Tekkis niisugune mõte, et Suurlaius oli kolhoosikord, oli Eesti Vabariigi aeg, oli talud, 2 talu, Suurelao ja Laotalu, aga oli kolhoosi aeg, siis olid siin mullikad ja nüüd oleme siis Eesti Vabariigis, et tekkis mõte teha selline huvitav asi, klade pildigalerii või niisugune, kus on võimalik näidata 20 aastat tehtud fotode järjekord siia. Aga kui 20 aastat täis sai ja fotod olid siia ära kleebitud, siis oli juba 40 aastat möödas sellest ajast, kui ma esimesi fotosid Suurlaiust tegin. Ja siis tekkis mõte, et ma panen selle Suurlaiule sellele mapile uue pealkirja enne ja nüüd. Suurlaid enne ja nüüd. Ja see viimane on siis 90. aastal tehtud, aga nüüd varsti on käes 2010. aasta, siis on ta juba 60-aastane, see album. Ühesõnaga, nüüd need värvifotod, mis nüüd viimasel ajal on kõik tulnud, need tuleks siia juurde lisada, et enne ja nüüd 60 aastat hiljem. No siin on Suurlaiu asukoht, Muhusaar on siin ja Suurlaiu seosed selle Muhumaaga on siis järgmised. Varem oli hobuliiklusvahenditega vankriga sõideti lihtsalt läbi kõva silma või läbi pehme silma. Pehme silm on mudane ja siit harva küll käidi, talvel veeti siit Einu, aga kõva silm, see on kruusane oli ja nüüd ta on ka mudane kahjuks. Meri on oma tööd teinud ja kõik on roogu täis, siis siit käidi külas, sellepärast Laheküll, see 2 talu, mis Suurlaiul oli, need kuulusid Laheküla alla. Siis oli 11. ja 12. talu. Nii et seal üldse oli Lahekülas 12 talu. Nii, siin on näha ka ümberkaudu ja aga nüüd,
kui hobuseid enam ei ole, vankriga läbi sõita ei saa, tihti on rinnust saadik siin vesi, siis suurem osa ühendust käis selle Pädaste sadamaga, Pädastega. Ja Pädaste ongi jäänudki nii, et vaatamata sellele, et Suurlaidu saab ka jala, on see meretransport jäänud põhiliseks, peamiseks. Siin käis siis autokauplus, kus käidi lisaprodukte saamas. Nüüd on ka see likvideeritud, elu muutab natuke keerulisemaks. See saare osa on siin, näitab kõrgusjooni, kus on metsapiirid, heinamaad, soised alad ja nii edasi. Korjasin vanad nimed, Vasikakarju, Pikalau säär, Kupjalaid, ju see oli siis Mõisa Kupja heinamaa, kutsuti siis Kupjalaiuks, keskmadal selle panime, Äntu nina näiteks, väga huvitav nimi, Like Lõugas on kuskil siin, Raudkivi säär, need on kõik vanade Suurlaiu elanike poolt saadud ja uutes kaartides neid nimesid ei ole, need on rahvapärased nimed. Siis siin me teeme 20 aastat hiljem, oma vennaga teeme järgmist albumi, mis on siis 40 aastat hiljem. Ja see esimene album mul siin, mida ma just äsja näitasin kaenla all, et saada täpselt teada see koht, kus sellele tehti kunagi 20 aastat hiljem, tehti fotod. Et siis võtta seda kohta uuesti, et mis selle kohaga oli, milline ta oli enne ja milline nüüd. Nüüd selles talud ja heinamaad on ülevaade sellest, kui kasulik oli see Suurlaid Muhu taludele heina hankimisel. Siin on selle 35 väike talu, suuri talusid siin ei olnudki, heinamaad ja 33 küüni oli siin. Peaaegu igal heinamaal lapil oli küün. Need küünid, siis oli mitte neid 33 alles, siis oli neid vähem alles, aga nad olid olemas. Siis me pildistasime neid küüne ja siit on näha ka see, millise osa Suurlaiust kuulus siis Suure Lao talule ja Lao talule. Kust see maa saadi? See saadi sellest, et talu peremees Madis Pajulaid ehk varema nimega Madis Maksim Jürisson oli vabadussõjas ja oli seal väga vapper mees, sellest võiks eraldi rääkida. Ja tema võttis siis oma kodu, sünnikodunt maa, kus juures ta sai 30 hektari seda maad ja andis omale vanemale vennale, andis Suure Lao talumaad 10 hektari ära ja 20 hektari jäi tal endale. Ja vend uppus ära 37. aastal õnnetusjuhtumi tõttu ja siis see talu jäi siis kõik selle papa pojale, vanemale pojale, aga siis pärast kui kolhoosi läks, siis läksid need maad kõik kolhoosi. Siin on nüüd näidatud kõik need kohad nummerdatud ära, millisele talule, milline koht sattus, kusjuures need kohad on mälu järele pandud, ma ei vastuta nende suuruse, hektarite ja nende, vaid Tallinna Maa-ametist on võimalik saada niisugune kaart, kus on täpselt välja mõõdetud maad see erastamisel, kui inimestel tagasi anti. No vot see pilt on nüüd väga suure ajaloolise väärtusega. Meie Maksim Pajulaid, või siis ta oli Jürisson veel, vabadussõjas oli Teki Pootsman, kes hoidis seda laevatekil korda, on siin lahkumisel vist sõjaväest või siin on see kapten on Laak, admiral Laak, kes Muhu mässu maha surus siin, kui kommunistid mässu tegid. Ja vaat papa on nüüd siin, Suurlaiu Madis on siin.
selle tahvli peal on nüüd 53. või 4. aastal Suure Lao taluhooned. See on elumaja, siit otsast on laut ära lõhutud või kõdunenud, siis see on üks küüni otsas olev suvemaja, kus elati suvel. Siin on tal suuremalt ja see oli nüüd enne ja nüüd on selline olukord. 20 aastat tagasi oli selline olukord, selle koha peal siin oli see maja, nüüd teda enam ei ole. No siit pole midagi näidata. Järel on ainult see küün selle, aga seda me saame siit filmida juba loodusest. Jah, need on täitsa lahti, kuramas. Aga hea on, et nad lahti on, ma vaatan, kas siin taga ka midagi on. Natuke ma olen kirjutanud ka õunapuud ja midagi olen kirjutanud ka siia taha. Mõnel on. Ja vaat siin see pilt, kus minu abikaasa on väike tita veel ja tema õed on siin, siis see on maja ees võetud tee peal ja huvitav on see, et siin taga on meri näha. Akna peale mamma pani vahel lambi, et papa oskaks merelt tagasi tulla pimedal sügisel. Nüüd on siin kõik mets ette kasvanud, mitte midagi ei näe, talu on täiesti metsa sees. Nii et see enne oli nii ja nüüd on täielik metsapadriku sees. Põld ainult on ümberringi lage. No siin on Natura ala. Suurlaid läks Natura ala koosseisu, tähendab, see on loodus- ja linnukaitseala, siin on vana ajaleht, et me tutvusime Natura aladega ja kui nüüd vaadata, mis Natura aladele sattus, siis see viirutatud osa taheti võtta Natura aladele, pärast seda korrigeeriti ja Suurlaid on siin, ta on täiesti üle-euroopalise Natura ala 2000 alad Eestis on selle koosseisus ja see toob väga palju piiranguid majandamise suhtes, aga soovitaks lambaid pidada ja nii edasi, Herefordi lehmi pidada, et nad hoiavad rannaniidud korras. Siin on üks kotkas, ma ei tea, kas on merekotkas või on kalakotkas, praegu siit ei saa aru. Ühesõnaga, meil on au olla sellises väärikas kohas ja me püüame igati neid nõudeid täita, et me mitte ei rikuks Natura ettekirjutusi. No siin on veel mõned pildid vanadest taluhoonetest, mida peab ütlema, et jällegi see Vireli mast on siin ja see oli juba 38. aastal siin. Kui nüüd praegu Virtsu tehakse alternatiivset energiaallikaid, siis ma pean ütlema, et Suurlaid oli üks esimesi Eestis tänu sellele, et see leiutaja, selle generaatori leiutaja Ardo Naaber oli meie sugulane ja ta tõi isale, papale kingituseks või papa ostis, mul on raske ütelda, talule ja juba siis oli raadio käis akude pealt ja valgustus oli majas olemas 38. aastal. Ja nüüd oleme siis uuesti jõudnud sellele tasemele, kus otsitakse alternatiivseid elektrienergia võimalusi, küll päiksepatareisid, küll igast maaelektrit ja nii edasi, nii edasi. No võt siin, ma ei tea, kas veel midagi huvitavat on. Kahjuks jah, siin see talu eterniit katus selle talule kuidagi ei sobi, aga nii ta tehti ja mis sa ikka oskad ütelda. Vaat siin on ajakirjaniks ja fotograafi Salmre fotod, need läksid ajalehte. Ta käis siin Suurlaius ja tegi ajalehe jaoks, isegi ajakirjas Sovetski Sajus on pildid ja mul on need ajalehed vist siingi on või on linnas, on, kus papa teeb tööd, see on nüüd professionaalse fotograafi tehtud pilt. Niisugune ta oli ja töötab siin kuskil Aida trepil
ula all. Mamma on siin kaevul ja nii edasi. Need on minu tehtud fotod. Ja siin on veel Salmre foto, väga hea kvaliteediga foto. Siin käsisaega saeti puid. Siis ei olnud meil mootorsaagisid ja me pärast saime selle Družba Vene mootorsae, siis enam käsitsi palju ei saetud, aga nüüd on muidugi meil tehnika olemas ja saame puid saagida, kui vaja on. See pilt on väga sümboolne, see sinine kruus on veel alles ja kui me kartulit võtsime, siis papa tuli alati meid jootma jänuseid kartulipõllule ja me ootasime seda õllekruusi hirmsalt. Nii et ta on praegu veel meil alles ja läheb ajaloo ürikutesse. Siin on võimasin, see on praegu meil külas, ma toon selle ka ära. Siin papa 60 aasta sünnipäeva ettevalmistused või 80 oli, kuldpulmade ettevalmistused. Nad olid abielus üle 50 aasta, nii nagu mina oma abikaasaga, selle sama naisega olen abielus olnud 55 aastat. Nii et meil on pikk iga. Siin muus teevad naised alati künnitöid, mees käis merel. Ma ei ütlekski, et mehe elu kergem oli või raskem seal merel, kui see vanamemm seal adra taga pidi kõik tööd ära tegema. Hobune sai pärast kolhoosi ajal laenatud Pädaste vanade kodust, ma käisin ise järel. Siin on veel üks Salmre foto meie viimasest lehmast. See oli Suurlaiu viimane lehm. Mamma oli siis juba surnud, ta suri 71. aastal ja papa suri 78. aastal. Ja selle lehma viimine tappamajja oli kurb sündmus, aga ta põgenes auto pealt ära, nii et mindi tappamajja teda üle andma, aga lehma ei olnud enam auto peal. Siis leiti muu väina juurest sealt tammikust või männikust ülesse. Siin on veel, see on ka Salmre foto, kus papa pandi siis välja kuskile, et paremini fotot valgus oleks, parandab võrku, siia võrgud on nüüd. Siin on, selle kohta ma tegin Suurlaiu laulud, papa merele käik. Mul on väike kaustik neid laule ja igast lõkkelaulud ja 10 laulu, mis ma tegin, viisi ja sõnad. Sellest võib pärast juttu teha. Siin tal tööpäev oli, kaevas usse, sättis õngi, pärast läksime merele ja merel ta käis jalgrattaga, ta oli vana mees, ta oli 90-aastane, kõige vanem Saaremaa kalur ja talle kingiti 90 aasta juubeliks kingiti kolhoosi poolt paat. Uus paat. Fantastiline lugupidamine selles mõttes. Aga ta oli seda väärt, ta viis kala veel siis, kui 90 aastalt sai rohkem kala viis, kui oma kaladest üle jäis, viis ikka Kõrkvere poodi. Sealt ta sai raha ja raha oli vaja, mis seal ikka rääkida. Selle kohta, selle tabeli kohta mul laul. Siin on veel üks Salmre foto, kus mõrra selle nõudmisel papa töötab. Siin on minu fotosid mitmeid. Kõrgessaare kurgust me käisime. See on ka Salmre foto, kus papa lükkab merele paati. Ja ma juhin tähelepanu, kui viletsas olukorras oli siis paadikuur. Ja kui hästi korda me selle tegime. Paadikuur on saanud iluravi, aga nüüd on veel 20 aastat möödas ja nii mõnigi palk on vaja välja vahetada. Ja tuunoortele, kes seda teha saavad. Näete, siin me tegime selle paadikuurile, parandsime vana katus ära, tegime ta tipp-top korda, aga nüüd sai talle ette nii katus peale panna. Sellest roogu ei olnud kuskilt võtta, aga praegu hakkab roog on küll palju tahab. Siin see ajakirjanik Salmre läheb oma naisega ja fotoasjadega viiakse jälle üle mere, et ta saaks koju sõita.
no vot, siin on Kõrgessaare küün. Ma imestan, et see niuke, see on vana mõisa küün, kus juures ta oli poole pikem, talule nii suurt küüni vaja ei olnud, siis tehti, no ta on juba kokku kukkumas, nii et selles majas, kus on mõld põrandad, siin sündis esimene poeg ja tütar. Uus maja ei olnud valmis ja siis nad olid sunnitud siin elama. Vilets värk, seda maja ei ole mina näinud, aga see foto on tehtud mu Kälimäe poolt varem. Siin on siis teised majad, neid ka enam ei ole midagi. Näiteks siin on ainult varemad järel. Kurb vaadata, siit nad kuskilt paistavad veel. No see on ka vana mõisa küün, mis oli meie talu küüniks. Ja Kõrgessaare mägi on nihukene ja sa võtsid pilte, milline ta on nüüd. Noh, mis siit võibolla, et me vaatame, mis on keskmadal. Need on kõik aegunud asjad, männid on maha murdud, kõik. Nii et praegune, ütleme nii, et 60 aastat hiljem, kui see album, ma tahan selle teha, siis meil on juba värvifotod kõik, siis on ausalt öelda Suurlaid tundmatuseni muutunud. Näiteks siin on esimene foto 1925. aastast. See foto saadeti mulle Ameerika Ühendriikidest. Selle meie papa õe poja poolt. Tal oli see ja ta kinkis selle foto mulle. See on Tarjagi kivi, kus väike poiss, see Ameerikas elav poiss on väike, noh, vast 8-aastane poisike. Nüüd ta on ammu surnud juba ja kõik on kadunud. Seda kivi, mis siin on, enam ei leia naljalt metsast üles. Ta enne oli Heinamaa keskel üksik kivi, ilus vaadata. Nüüd on ta üks padrikus. See pilt siin näitab kõvast silmast ülevaadet. Minu abikaasa 50. sünnipäeval külalistega käisime seal vaatamas. Nüüd, mille poolest see huvitav on? Sellepärast, et kunagi talude ajal ehitas üks kivilõhkuja selle niisuguse kivitee, mis oli isegi kruusaga kaetud ja käsipuu oli kõrval, et inimesed said jalgsi tulla Heinamaale, kas siis oksi korjama või siis niitma, ükskõik mida, et midagi juhtuks. Nüüd meri on selle kruusa kõik minema uhand, kivi vare on siin alles, mõned kivid liiguvad, siit on isegi ohtlik üle minna, aga seda kivi aeda üldse enam näha ei ole. Siin, kus oli tugev kruusane tee, kus sai vankriga kolinal läbi minna, on nüüd umbes üks 20 sentimeetrit muda ja mudas vohavad pilliroo need juured ja kõik on kinni kasvanud. Ühesõnaga, kui vaadata enne ja nüüd, siis just 20 aastat tagasi oli ta selline ja nüüd on ta täielik pilliroo padrik. Siin on nüüd Suurlaiu 40 aasta pildikogu. Siis 2010. aastal tuleb 60 aastane pildikogu. Siis ta tuleb paksem ja need pildid, mida tegime siis, oli kehva kvaliteediga, väga halva fotograafiaga tehtud, põhiliselt smeenaga või oli siis mõni parem fotoaparaat. Aga nüüd need kvaliteet tuleb parem ja kahjuks peab ütlema seda, et mitte midagi eriti näha ei ole. Kõik on loodus poolt täis kasvanud. Võta sa siit või sealt, on haavad ja kased ikka ühesugused. Ma võin rääkida küll, et see oli selle koha pealt või tolle koha pealt, aga ta ei jäta mingit mulje kahjuks. Midagi ei teha. Tuleks lennuki pealt võtta, siis ehk jääb midagi üldist muljet. Kokkuvõttes võib öelda siis niimoodi, et Suurlaius on toimunud ääretult suur tagasilangus. Kui varem siit saadi heinu,
nagu me lugesime, 35 talu einamad olid, 33 küüni olid heinu täis. Talvel veeti üle jää nad lehmadele söödaks, siis praegu ei võta siit ühtegi suutäit mitte keegi. Kui koeral on seedimine kehv, siis ta võtab mõne rohulibile. See on meil saun. See on eesruum, see sai hiljem juurde tehtud. Mina kasutan alati kalja, ma õlut joon vähe, siis mul on kõik kalja tegemise tööriistad ja asjad, nõud on siin olemas. Kapp on kõik muud asjad olemas, nii et ja sauna eesruum on nagu peoplats või malemängu koht või kaardimängu koht. Oled majast eemal ja teed siin tööd ja see on hommiku päike tuleb siit sisse, siin on mõnusalt soe. Päike teeb selle ruumi hästi soojaks. Siin sai ka tehtud nii, et see vanad palkseinad, mis sellest vanast suure lao talu elumajast järele jäi, need on nüüd siia pandud. Need on kõik vanad nagid sellest suure lao talu majast. Need on käsitsi tehtud kõik võib-olla 100 aastat või rohkem tagasi. See sama, siin sama. Siis maja taga on gaasipalloon ja siin on gaas ja mul on see uks alati lahti. Ja vaat selle pööra sinna poole, vaat selle tegin sellele suurele majale tegin klaasukse, see valge uks. See on selleks, et meie gaasipliit on kojas, mitte toas, et õnnetust ei juhtu. Aga kui seda ust eest ei oleks, siis oleks kojas pime. Ja siis tegime klaasukse ja tänu sellele klaasuksele võib siseuks pannakse kinni, kui me ära lähme ja seal on mul selle klaasi taga, selle siseukse peal on silt. Hädaline, kui sul ei ole võimalik, on vaja öömaja ja sul ei ole kuhu minna, siis saun on lahti, vaat siin. See saun on lahti. Siin on toidunõud, all kapis on toidunõud. Siin on kohvi, siin on teepurk. Saad sooja vett teha talvel igal ajal. Pane katla alla tuli, siin võid sauna teha. See katel on 100 liitrit ja kui selle ära teed ja siibri kinni lükkad, siis järgmine umbes 2 päeva on vesi soe. Siis on siin ambar ja kõik värgid ja see on siis saunapink, mis saab 2 tasapinnale panna. Kes tahab kummargil, see peseb nii, kui vanem inimene on tõstat, on ta pingiks. Ja siin on kõik abemajamas, riistad, pastad ja värgid. Ja see on nüüd leiliruum siin. Leiliruum, siin on, juhtus niuke õnnetus, et keegi läks siia selle kuuma ahju vasta, siis ma panin selle siia, et hoida ära neid õnnetusi ja ahi on nii kuum, et võtab jalad ära. Ja siis, selle ma kõik tegin ja see ahi tehti Pärnus, niivõrd on. Ja siin saab magada. Kui keegi tuleb ikka talvel, paneb siia kütte ka ja siin saab 2 inimest saab selle saunalaval magada ja jäävad ellu. Meil on niuke juhus olnud, kus inimene, oi Sander, kujutad sa ette, et inimene läks Kõrkverest siit 5 kilomeetrit eemalt Saaremaalt, läks koju õhtu talvel. Lumi oli põlvist saadik ja ta väsis ära ja mõtles, et ma olen mere peale. Et mere peal on vähem lund, tuiskab ära. Läks mere peale, aga udu tuli ja ta eksis ära. Käis terve öö, käis mööda merd ja ei leidnud kuskilt koduteed.
ja jõudis kuskil randa, aga see oli Suurlaiu randa. Ja tuleb siia ja surmani väsinud ja hakkas männioksi hunnikusse panema, et magab seal, ta oleks ära surnud. Leidis selle Karjamaa väravad okastraadi ja tuli sisse, papa-mamma elasid ja tuli siia, sai öömaja. Ühesõnaga see tekitas mul niisuguse tunde, et niisuguse hädalisi võib veel tulla kunagi. Ja sellepärast ma selle tegin vabaks. Kes tahab, palun, pange tuli alla ja veed on olemas, tikud olemas, puud on, näete riidas, tule ja tee sauna. Nüüd veel üks huvitav asi, mida ma tahaks rääkida. Vaadake, siin ukse peal on vana lauda aknad, ma kasutasin ära, on siin polaken ja siin polaken ja siin on pirn. Nii, nüüd see pirn on 12-voldine alakeenlamp, mis valgustab leiliruumi ja seda ruumi. Nüüd selle ukse, tänu sellele klaasuksele, ta valgustab ka mingisugusel määral selle ruumi ära. Ühesõnaga üks pirn täidab 3 ruumi valguse. Vilets, aga riiete lahtivõtmiseks ja pesemiseks aitab küll. Ühesõnaga, see on nüüd säästlik majandamine eeskujuks tervele maailmale. Meie saunas, palun väga. Vaat see kask siin oli nii väike kask, et kui mamma niitis siin, siis ta küsis minu käest, et kuule, kas ma selle kase niidan ka maha. Ma ütlesin, et jätta järele, et las ta jääb mälestuseks. Ja nüüd see on siis mamma kask. Ja aga see oli siis väike niuke vitsake. Aga mis ta nüüd on? Nii et pikka aega juhtub paljugi. Ja vaat see koht on siin selline, kus toimusid meie jaanituled, kõiksugu perekondlikud koosviibimised ja nii edasi. Siin oli ilus kivide ring. Tähendab, kui mul sõber külla tuli, siis ma ütlesin talle, et kuule, sinu nimeline kivi on siit puudu. Et mul on raskeveo käru, et kaeva see kivi siit välja ja too siia. Ja nad tegid ja see ring oli täis, aga kui ma hakkasin sauna juurde ehitust, siis mul oli kividest puudu ja vedasin need sinna. Huvitav on see sellepärast, et selle lõkke ääres istusid papa, mamma, kõik need vanad inimesed, keda nüüd enam ei ole. Ja kui hakkad mõtlema seda koosseisu, kes siin istusid ja tead, siis tuleb nukker tunne peale, et püha taevas kõik kaob, et mis edasi saab. Ja need kuused, meil Suurlaius ei olnud ainsadki kuusepuud. Ja need kuused tõi selle perepoeg Manivald kooli ajal Liiva koolis juures istutati kuuski ja ta tõi omale taimi koju. Ja sinna istutas terve rea puid, see üks jäi järele, seal teised me saadisime maha, sellepärast, et ait oli nii niiske, lõunapoolne ei valgustanud ja jäi 2 kuuske ja need on nende pojad. Kuusk on meil defitsiitne puu Suurlaius. Neid ei ole palju. Ja see oli nüüd, me nimetame seda Evald Populi nimeliseks pargiks. Miks? Sellepärast, et Evald Popul on, kui olid need väikesed puud, olid sellised väiksed nagu see siin, siis ta, ja aina vikatiga nad niita ei saanud, seda nüüd saaks, siis ta käsikääridega käis ja terve selle välja pedantselt tegi ilusti korda, siis hakati seda niitma. Aga vaat see tamm siin, selle tamme ma istutasin 88. aastal ja see oli selle auks, et Eesti volikogu, mitte vabariigi volikogu, siis ei olnud ju veel, siis kuulutati Eesti
sõltumatuks Venemaast. Väljas kuulutas selle välja. Ja siis mul oli niisugune hea tunne ja ma istutasin selle tamme. Nüüd kujutage ette, et sellest ajast on mööda 20 aastat. Ja see tamm on ikka nii väike. Miks? Siin oli aed ümber ja põdrad ja kitsed sõid kogu aeg need ära. Näete, siin on vanad tamme pulgad kogu aeg ja siia peaks võrkkaia ümber tegema. Ma ei ole teinud, aga võib-olla kunagi teen, aga viletsalt läheb. Just jätab niisuguse mulje, et Eesti Vabariigil ei lähe ka väga hästi kõik. Noh, võib-olla, raske öelda. Aga lähme siis edasi veel. Siin on veel üks lugupidamist vääriv tamm, mille kohta võib ütelda, vaat seal ta paistab. See tamm on Virginia ja Richardi tamm. Need on inimesed, kes papa õe poeg abiellus ühe lätlannaga Ameerika Ühendriikidest New Yorgis. Ja kui nad esimene kord käisid siin, siis mina tõin Rahumetsast ühe tamme väikse taime või 2 taime ja ütlesin, et istutage siia need maha. Ja nüüd nad siin on. Jällegi võrkkaia tahtsin ümber teha ja põdrad söövad need ära. Näete, mis nutsakad on. Tamm vajab 10 aastat juurdumist, enne kui ta kasvama hakkab. Ja nüüd nad võtavad ladva maha. No ja sest tammest ei tule midagi välja. Siis tulid siia mingid matakad sisse, siis ma võtsin vihmasilmaga tuhka ja panin kõik tuha alla. Noh, nüüd on ilus puhas, aga mis tamm see on? Kahjuks midagi ei teha. Võt selline on siis see park. Ja siin on meil neid kukulina kapsid. Need on lill, mis on rangelt looduskaitse all. Kevade, kui me tulime siia juuni alguses, ta väga ilusti õitseb. Ma vaatasin, ta ainuke siin on, et rohkem nagu ei ole. Ja ükskord öeldaks mulle, et mine too lepapuud. Meil lepapuud Suurlaius ei ole. Papa tuli ükskord üle jää, võttis sealt, murdis Muhust lepa koika ja kui ta üle jää oli saanud Suurlaidus, lõi ta maa sisse. Ja sellest kasvas lepavõsa. Ja ma läksin lepavõsa ja tulin siit otse läbi metsa. Seda nimetatakse elutagamets. Elumaja tagune mets, elutagamets, vaat niuke nimi. Ja vaatan, kukulina kapse kõik kohad täis. Õitsevad. Tead, see oli suur rõõm, õudselt suur rõõm. Vedasin sinna inimesi, tegime filmi, tegime pilte. See oli suur saavutus. Ja see on meie seenne koht, kus väga hästi kasvavad kivipuranikud. Aga tänavu aasta millegi pärast, kas oli liiga märg või ei ole aeg veel saabunud, 1 või 2 seent on siit saadud. Aga möödnud aasta oli seeni palju. Aga seente peale on maiad ka metssead ja vaadake, mis siin on. Siin niita on juba peaaegu võimatu, metssead songivad pidevalt selle ära. Ja Saaremaa talumehed ütlevad nii, kui metssigadele piiri ei panda, siis tuleb talumajandus Saaremaal lõpetada. Nad on armsad loomad. Aga et neid nii palju on, suved või talved on hästi pehmed, kõik sead jäävad ellu. Läksime, meil oli koer, oli karri, läksime Rahumetsa, vaatan, karri tuli suure aukumisega kuhugi, läksin juurde, tema väikse mets ja käsikuga peab kahevõitlust. Ma võtsin käsiku sülle, mõtlesin, mis ma taga nüüd teen, aga emis ju ründab, kui käsik hakkab lõuga. Ma panin need suu kinni, et ta nii väga lõuata ei saa ja tõin koju, mõtlesin, et see sobiks ju hommiku vara magavate naiste tuppa lasta see metssiga. Et las ta käib, et väike nali ka. Aga ta suri infarkti ära, ta ei kannatanud. Ainuke loom, mille naha ma maha võtsin. Aga huvitav, et koer ka seda liha ei söönud, see oli Jaani laupäeval. Snoorisime ära ka koerida. Ju ta sai aru, et see oli
stressiga ära tapetud loom.